Siin on kaisukas, mille järgi maalin pildi T-särgile, kingituseks selle väikesele omanikule. Tegin foto, et oleks lihtsam kujundit ja valgust jäljendada. Rõhutasin piirjooni. Selle panen särgi sisse kumama. Kohe näitan. Kaitsen tööpinda ajalehepaberitega. Panen särgi sisse A3 paberi, et vältida värvi imbumist selja poolele. Lisan igaks juhuks ka kilepaberi. Rõhutatud piirjoontega väljaprindi panen spikriks riide alla. Valisin värvid, millest sobivad toonid kokku segada. Panen mõned klambrid vältimaks paberi nihkumist. Segan esimesena tegelase näo pinnavärvi. Otsin sooja alatooniga helesinist. Kuna soovin võimalikult realistlikku pilti teha, siis ma piirjooni ei joonista. Täidan värvipinnad piirideni. Kui juba maalida, on särgi alt kumavaid piirjooni raskem jälgida. Kontrollin sarnasust värviliselt väljaprindilt. Nüüd tuleb suure pinna sinine leida. Katsetan lihtsalt värve segades, mis kõige lähedasem toon tundub. Värvin kõigepealt pea. Ja enne värvi kuivemaks muutumist varjutan pisut tumedama sinisega. Katan ühtlaselt sinisega ühe tüki suurest pinnast, mitte kõike korraga, et värv varjutamise ja karvakeste lisamise ajaks liiga kuivaks ei muutuks. Niiskepoolse värviga on hea hajutada. Jälgin väljaprindi pealt heledamaid kohti ja kannan need maalingule. Selliste heledamate pintslitõmmete lisamine annab kohe ruumilisust ja materjali pehmust juurde. Lisan järgmise tüki sinist. Realistlikkust lisab juurde õmbluste maalimine. Käin heleda värviga kõik vajalikud kohad üle, et ruumilisust ja tekstuuri anda. Tumeda sinisega rõhutan sügavamaid varje. Segan viimase värvi. Roosa värv sai eredam kui originaalil, kuid jätan selle meelega eredamaks. Saab kärtsum pilt. Ja ongi pilt valmis. Fotorealistlik see küll ei tulnud, kuid natuke ruumiline ikka. Kui värv liiga märg ei ole, võtan paberi ära. Ja panen kuivama. Särk on ühe ööpäeva kuivanud. Selleks, et värv lõplikult kangasse kinnituks, tuleb seda triikida puuvilla režiimil ilma auruta. Triigin pilti läbi õhukese puuvillase kanga, et triikrauda mitte määrida. Seekord triigin 5 minutit ühelt poolt. Korraks kontrollin, kas kõik on hästi. Keeran pahu poole välja. Ja triigin ilma vahekihita veel 5 minutit. Ja ongi valmis. Särki võib edaspidi pesta pesumasinas nagu tavalist pesu, kuid pahupool välja keeratuna õrnapesu režiimil.
koos teiste heledate riietega. aitäh vaatamast, like'i ja subscribe'i!